kui on kaust lahti, teeme siin uue faili. Paneme talle nimeks joonistamine, kõige lihtsam. On kaust olemas, tee uus fail. Paneme talle nimeks joonistamine.html. No, teeme midagi lihtsalt, et arvuti joonistaks meile, vaatame ringi, ruutu, joont ja teksti. Siis pärast ta paneb kujundus siia paika, mis sa sellest nagu välja saad tuua. Idee poolest on see väga lihtne. Võtame Notepadi lahti. Kuna siia pole, meil on lihtsalt JavaScript leht, kus me teeme mingit joonistusi asju, siis siia pole mõtet panna, et on doctype, HTML, bodid, asju. Teeme lihtlabase JavaScripti lehe, et meil on ruut, me joonistame sinna mingi ala sisse ja on kõik. Nüüd see, et JavaScript saaks aru, saaks joonistada, siis selle jaoks on olemas selline asi nagu Canvas. Sest JavaScript joonistab ainult Canvase peal. See on põhimõtteliselt tema joonistusala, sinna tema suudab joonistada ja enamus liikuvaid objekte käibki sellise Canvase sisse. See on Canvas. Kõigepealt anname talle ID, et selle järgi JavaScript teeb üles, kus ta asub. Joonistus. Seda läheb meil ühe korra vaja alguses, et ta üles leiaks. Nüüd ID on olemas. Anname ette talle kõrguslaiuse. Paneme kus sinna ühega. Kuski 500 pikslit kõrge, 500 pikslit lai. Nüüd kõrguslaius on olemas ja kuna ta hetkel on meil selline valge ala, siis määrame ära talle ilusa musta joone ise valid värvi. Ma panen musta joone ümber selle joonistusala, et ma näen, kus kohas ta on ja kus ta täpselt meil asub. Selleks, et ilusat joont ümber teha, meil on style. Muidugi võid sa enne seda Canvas panna, teha teile CSS-i style'i sinna ja kõik kirjutada eraldi. Kuna meil on siin üks asi, ma kirjutan selle style'i samast sisse, et meil on üks sama ala. Nüüd mõtlen, et sellel asjal mul on vääris on ümber. Nüüd joone laius on kõigepealt need 3 pikslit, tühik. Siis ma panen pideva joone ja panen näiteks rohelise joone ümber. Nüüd selle värvi asemele võid sa võtta RGB kolorist, kus on see, et sul on trellid, siis on 6 tähtenumbrit. Võid võtta sellise koodi, kui sul roheline meeldi, kui tahad musta joont paned ja black'i musta joonega, nii nagu sul endal vaja on. Kui ta siin sõnadest aru ei saa, kui sa paned green muu, siis võidki kasutada seda, et on trellid 2, 3, 4, 5, 6. Sellega on must. Aga ta peaks saama aru ka sõnast. Proovin ka ära, on green, jutumärk kinni ja panen Canvase kinni. Nüüd ära salvestad ja lahti võtad selle, siis ta peaks näitama sul lehele lihtsalt ühte musta ruutu. Mul on roheline, kuna panin ma rohelise serva värviks, nii et 500 x 500. Nüüd on joonistusala meil olemas. Paneks nüüd joonistusala alla 2 nuppu. Esialgu. Teen kõigepealt uue tühja rea, et nad ei oleks selle asja kõrval mul.
ja paneme nuppu, button. algul temale mingit tegevust külge ei pane, paneme lihtsalt ta nupule. kõige tähtsam asi on tegelikult nupul on kustuta. sest kui me midagi sodime sinna, siis mingi hetk on meil vaja hakata teha see ekraan puhtaks ja nagu nullist pihta hakata. üks nupp on olemas ja paneme siia teise ka kohe joonista. nüüd peaks olema sul siin kanvase all 2 nuppu kustuta ja joonista. sellega on põhimõtteliselt meil ettevalmistus HTML-is olemas, et meil on ala olemas, meil on 2 nuppu olemas, nüüd pannakse need tegevusega külge. et kui vajutan nuppu joonista, ta joonistab mingi, teeb midagi mulle, kui vajutan kustuta, siis ta teeb platsi puhtaks. natuke allapoole, siis enamus käibki meil skripti sisse. nii nagu ennem tegite JavaScripti, siis nüüd on täpselt sama teema. nüüd, kui on skripti kirjutatud, siis meil on olemas joonistusala, et teeme alguses kohe ära 2 muutujat, et me ei peaks neid kogu aeg kuskil funktsiooni sees üles otsima, sest meil on olemas ala ja meil on vaja pliiatsit. selleks kõigepealt teeme, et meil on joonistusala. näiteks paneme talle nimeks paber, alati joonistame paberi peale. ja selle saab kätte polyget. Eelmalt oli dokument. Get element by ID-ga. nüüd otsin selle üles, mis ID mul sellel joonistusel oli. teen sellest copy ja kleebin siia. ja lõpeb semikoloniga. nüüd on joonistusala meil ära määratud. järgmiseks teeme pliiatsi, et alati, kui me midagi kirjutame, joonistame, meil on pliiatsit vaja. kellelett, muutuja, pliiats. ja see, et ta saaks aru, et sellega joonistatakse, siis meil on paber ja get kontekst. ja kontekst on see, kus ta on, kuna me joonistame 2 mõõtmises, siis on 2D. 2D joonistuselement, pliiats. sellega on meil põhimõtteliselt 2 muutujat ette öeldud, mida meil läheb kogu aeg vaja ja millega me teeme nagu asju. kirjutame, joonistame, kustutame, värvime. nüüd teeme kõige lihtsama joonist, tõmbame ühe sirgjoone ühest kohast teise. aga selleks on meil funktsiooni vaja. et nagu joonistuse funktsioon, et meil on funktsioon. näiteks joonistada. sulud ja loogiliselt. ja kui see on funktsioon valmis, et nimi olemas, siis selle võid panna näiteks buttoni, kus joonistavad nupp meil, selle tõenäoliselt on klikiks, et kui ma joonista nuppu vajutan, siis kutsutakse mulle see funktsioon välja. nüüd üleval, kus on mul button, teen talle on klikk sündmuse. klikk. ja sellega nüüd kutsutakse mul see funktsioon nimega joonista välja.
nüüd alati enne joonistut võid esimesena asjana kas kirjutad või teed mingi ruutu, siis peab olema see, et sa ütled, et mis ta oligi nüüd, et mida me teeme. Meil on paber ja selline asi nagu begin, alusta teekonda, begin, back, alusta teekond. Sellega on olemas, me põhimõtteliselt hakkame joonistama. Nüüd on meil vaja kõigepealt alguspunkti, kus kohast me hakkame joonistama. Selleks on, kõigepealt ütleme, et meil on, mitte paber, me joonistame meil pliiatsiga siin. Meil on pliiats, paber on meil põhi, kuhu peal me joonistame. Pliiatsiga joonistame. Pliiats. Nüüd ütleme, et kust kohast me pliiatsiga joonistama hakkame. Ja esimeseks on meil move. Move. Ja suurega. Kõikidega. Move to. Et mine nüüd sellesse kohta, kus kohast me seda pilti alustame. Nüüd kanvases sa pead meeles pidama, et üleval vasakus nurgas asub 0,0 asukoht. Ja nüüd kui ja alumiselt paremas nurgas on nüüd meil see 500 × 500. Et sa pead mõtlema, kui ta joonistada, siis sa pead üleval nurgast alustama. Nii kui allapoole tuleb, läheb X suuremaks, esimene number suureneb ja Y suureneb, teine number. Ja paremale liikudes X suureneb. See on nagu matemaatika, et X, Y koordinaat. Aga nullist hakkab paremale alla liikuma. Nii et see ei ole nagu, et matemaatikas üles paremale läheb kõik positiivne, siin läheb alla paremal kõik positiivne. Et kui me hakkame näiteks punktis 20 liikuma, paneme sinna pliiatsi maha. Nüüd ütleme, et kõigepealt võtame pliiatsi jämeduseks. Pliiats, mis oligi nüüd? Joonepaksus. Paneme tal mingisuguse suurema numbri, 4 näiteks. Nüüd on vaja meil pliiatsile värvi panna. Pliiats. Stroke style. Siia samamoodi võid need värvid võtta kas RGB või võtad sõnalise. Sõnalise. Sinise joone. Ja nüüd lõpuks saame ütleme, nüüd et pliiats joonistaks, meil on algus on olemas värv, on stroke style ja lõpuks ütleme, et pliiats stroke. Ja nüüd kumaani me selle joonistame. Panen kuskil näiteks kõige alla 100 ja 100. Ei, mitte kõige alla, vaatame sinnamaani. Et joonistab tallud 20 kuni 100 saani. Sellise joone. Strogiga ta lõpuks joonistab, meil on öelda asukoht. Strogiga lihtsalt täidab käsu ära. See ei puudu. Ütleme vahele, enne strogi. Meil on ütlema, kuhu nüüd joonistab. Line to. See on see, et milleni ta klasse viib. Siia paned selle 100, 100. 100. Jutumärgid on puudu ümberringi. Nüüd ta saab isegi sõnadest aru. Nüüd ta tegi mul joone. Täpselt 0,0 on üleval vasakus nurgas. Ja nüüd, kui 100, 100, siis ta läheb siia alla.
kui sa tahad tõesti joone lõppu viia, siis sa enam ei hakka mõtlema, et kui kõrge lai see kanvas oli. Sa võid lihtsalt öelda, et mul on paber on tema kõrgus, kõigepealt laius, ja siis teise 100 asemele panen kõrguse. Paber, height. Sest nendega võid sa nüüd öelda, et võta nüüd paberi kõrgus laius, siis see on täpselt sulle sama tee, mis on 20-20 teist alla teise nurka. Sellega ta joonistab ühe joone. Aga nüüd, kuna meil on, tahame pilti puhtaks teha, meil on vaja kustuta nuppu. Nüüd kustuta nupp, teeme enne joonistamist selle kustuta nupu funktsiooni. Tekime enne joonistamist ühe rida, teeme uue funktsiooni, kustuta. Tavalised soolud, loogilised. Nüüd kustuta on see, et me tegelikult joonistame ühe valge ruudu ja võtame pliiatsi värvuseks valge. Siis ta teeb kõik ära, et meil on leht on puhas, valge, ei ole mingit värvi seal. Nüüd kustutaks, ta on kõigepealt see, võtame pliiatsi. Siis teeme puhta ruudu. Clear, puhas ruud. Clear ja puhas ruud. Nüüd ruudu sisse me peame ütlema, et kui suure ta selle ruudu teeb, kui suure puhta ruudu ta teeb, millisest alata ära kustutame. Ja kuna meil on kanvas hakkab 0-0-st pihta ja läheb nii kõrgeks laiaks, kui meil kanvas on, me ütleme, et ta algab 0-0-st ja teeb kuni selle paberi kõrguseks laiuseks. Kuna mul lihtsam on, siin on olemas juba kõrguslaius, tõesti copy, lepin siia. Sellega teeb mulle ruudu sellest nurgast sinnamaani. Teeb puhtaks. Nüüd puhas ruut on olemas. Nüüd ma pliiatsi värviks stiiliks võtan stroke style. Mis ma teeme, et ta pliiatseks muus, see on nagu defaultina, et mis ta järgi jätab. Ja kõik. Ja nüüd sellega ta teeb meil ilusti platsi puhtaks. Võid proovida, lähed salvesta, värskame, ta kõik muudaks. Joonistab, kustuta ka, hakka veel viita, mis nüüd ei meeldi. Ei meeldi see, et me ei ole selle nupule öelnud, et mida sa nüüd teeb. Kuna meil funktsioon kustuta on olemas, et selle paneme ka selle nupu downclickiks. Kui me ikka selle nupu peal klikime, siis see funktsioon kutsutakse meil välja. Downclick. Joon, puhas. Nüüd peaks mõlema just toimuma. Joonistad,
kriip, kustutan tähed puhtaks. See on see, et kui sa lihtsalt joont tahad teha, et ütled talle, kus kohas, suurus, värv, kuhu maani ja joonista. Teeme siis natuke alla juurde, et need on lihtsa joonega. Edasi paneme, teeme ruudu, et kuidas lihtsalt ruutu teha. Jah, ruut, pärast ruutu võtame ringi. Teeme lihtsa ruudu ka kuskil sinna paremal pool. Nüüd ruudu tegemiseks, kus nüüd oligi? Kuna me alguses Clear Reactiga tegime täitsa puhta ruudu, kustusin kõik ära, mis selle sisse jäi, siis tavalise ruudu tegemiseks on fill React, fill põhimõtteliselt teeruut. Aga kõigepealt selle filli jaoks on meil vaja, mis värviga ta ruudu teeb. Meil on fill colorit. Võime fill style'i. Meil on ikka natuke lähe alla poole. Võtame pliiatsile. Paneme talle, mis värviga ta nagu sisu ära värvib. Fill style. Fill style. Ja nüüd samamoodi ütleme, et mis seal värvis on. Punane näiteks. Nüüd on sellel ruudul on lihtne, et on meil pliiats, fill text ja nüüd sellel fill rectis on meil jälle 4 parameetrit. Nii ta clear rectis oli, et kus kohast ja kuhu maani. Kui joon meil hakkas 20, siis ma võtan, et ta läheks X-is natuke paremale. Siis esimene number paneme näiteks 50. Ja natuke kõrgus võib samaks jääda. Siis kui suurem ruudu teen on see, et sellest alates ma pean nüüd mõtlema, et allapoole paneme siis 150 paremal ja 20 liidame otsa siis teeme 70. 50-20 punkti on olemas, sealt võtame siis 150 ja 70. Tõke mitte päris ruut, aga ristküülik. Korralik, ristküülik. Te võid suurema teha, vaat ei ole. 9. Mis ta teeb? Ristküülik, täitsa olemas. Nüüd allapoole teeme ringi. Sellega ta ristküüliku. Kuna ma tahan ring oleks natuke teistsugune. Ringi servaks võtan ühe jämedama joone. Siis kuna siin meil on juba joone laius 4 olemas, ma tahan, et ringi tuleks natuke laiem serv. Siis ma ütlen talle uuesti joone. Teen sellest kopi ülevalt seal joone paksusest allapoole. Mitte enam 4, aga nüüd on näiteks 10. 10 joonega teen ringi. Nüüd ma tahan, et ring seest oleks natuke teist värvi. Võtan selle style'i ja see ütleb kollaseks ja joon ise võiks mul olla ka teist värvi. Stroke'i võtab ka. Paneme ka selle teist värvi.
selle ringi servavärv paneme veel servavärviks punane ja kollane ring. Nüüd ringi tegemiseks ma kirjutan siia kommentaari. Ma kirjutan kommentaari. Sellest küll. Nüüd ringi tegemiseks on selline asi on kaart. Siia kirjutan eesti keeles, et teil oleks hiljem kuskilt midagi maha vaadata. Nüüd argi sees on, nii nagu oli selles ringis, on meil x-i algus, siis on y algus. Ringi tegemiseks on vaja matemaatikat teha. X algus olemas. See oli meil. Siis on vaja meil pärast kaare raadiost. See on numbrina. Mis raadiusega see ring võiks olla? Siis on, kus kohas see kaar pihta hakkab. See on see, kas hakkab ülevalt nurgast pihta või kuskil paremat kellaaja suunas. Selle saab pärast numbritega teada, kus kohast see kaare joonistus nagu pihta algab. Kaare algus ja siin on nüüd see, et ma panen sulgudesse kaare algus. Sa pead teadma sellist asja nagu kaar radiaanidesse nurka, kus kohast sul see kaare algus pihta hakkab. Siis kaare algus, siis on kaare lõpp. Jälle nurk radiaanides. Kohast ta selle nurka kaare sul ära lõpetab. Nüüd on 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. on nüüd teada, et kumba pidi ta sul kaart joonistama hakkab. Kas vastupäev või päripäev. Ja nüüd, kui on true lõppu kirjutatud, siis on päripäeva. Kui on false, siis on vastupäev hakkab joonistama. Teeme siia alla ringi neeta ka kohe, kus saab seda asja joonistada. Meil on pliiats. Punkt. Ja meil on kaar. Arv. Paneme suurt paika, paneme semikoloni kohe paika. Midagi ära jooneks. Nüüd võtame ülevalt alla X-i. Kuna ma tahan, et joonistab mulle ringi enam-vähem kuskil siia. Siis lõpp on kuskil 90. Võtame tagasi, paneme 80. Tuleme mulle joone alla kuskile. Nüüd see on ruudust allapoole võttes on kuskil üle poole, see on siis 250 on pool ja üle poole kuskil siis 300. Olemas. Nüüd kaare algus. Paneme hetkeks suvalise numbri 50. Hakkab kuskil 50 punkti juurest joonistama. Siis, ei, see on raadius, sorry. 50 raadius. Tuleb päris korralik. 25 on ja ilus ring 50-ga. Nüüd on kaare algus, radiaanides. Paneme 0.
ta hakkab ilusti 90 joonistama. nüüd kaare lõpp. kui on täisring, siis on, mis on radiaanides täisring? kes teab? 2 pi. 2 korda ja matemaatikas piid kasutada on määt, punkt ja pi. sellega teeb ilusa ringi. ja nüüd on, siin on, kuna see on täisring, siis vahet ei ole, kumba pidi ta joonistab. Vabandust, ta joonistab päripäeva. ja all ütleme, et nüüd pliiats joonista oma see ring. Pliiatsit raud. I on suure tähega. salvesta ära, pane enda asjad kinni. kohe heliseb.